Tšau, ma olen Karl Gustav ja täna me reageerime siis teie piinlikutele lugudele. Ma tegin enda Instagramis üleskutse, kus saite kirjutada, et millised on olnud siis teie elu kõige piinlikumad momendid. Ja neid vastuseid tuli umbes 200 tükki, mis on ikka päris palju, et ikka päris palju piinlikuid lugusid on meil täna siin videos. Seega, lähme vaikselt pihta. Ja minu elus on ka olnud väga piinlikuid olukordi. Aga, eks need kõik ole omamoodi kogemused ja naljakad story'd, mida rääkida inimestele. Seega nagu väga piinlikus ma ei taha tunda, kuigi iga õhtu, kui ma lähen magama, siis mõtlen nagu, et ei Karl, miks sa tegid nii, miks sa ütlesid talle nii või miks sa talle nii ei öelnud või Karl, miks sa tegid nii? See on mu iga õhtune selline paanika attack, aga mis teha? Inimesed oleme sellised. Kuidas ma soovisin enda eksile tema lahkumineku puhul kaastunnet ja maks piinlik oli. Samas, it's okay. Kas kaastunnet ei soovita siis või? Hõikasin turvamehele, et ma armastan sind. Aga turvamehed vajavad ka nagu armastust, seega see on täiesti okei. Ma olin umbes 8 ja ma olin poes koos oma ema ja isaga. Ma leidsin emale ilusa kleidi ning tahtsin selle talle viia, aga ema oli juba kabiinis ning jooksin kabiini, tõmbasin kardina eest, kuid seal olid üks mees ja naine ja nad tegid seda asja ja mul hakkas piinlik, ma jooksin ära ja vabandasin lõpuks, tulin välja, et need olid minu klassikaaslase vanemad. Seda asja, klassikaaslase vanemad. Mul on väga kahju, mida su väiksed silmakesed pidid nägema. Ei no, kõik teevad enda moodi. Minu elu kõige piinlikum lugu on see, kui ma olin videotunnis ja siis õpetaja küsis mind ja ma vastasin ära, aga ma unustasin mikrofoni kinni panna ja hakkasin telefonis TikTok'i vaatama. Siis oli mu telefon üsna kõva hääl ja ma lihtsalt liigutasin kaasa ja õpetaja ütles, et keegi ei taha näha sind tantsimas ja miks sa üldse tunni ajal telefoni vaatad. Küll oli piinlik. Nagu ma ise kardan ka kõige rohkem, et nagu videotunni ajal mul on mingi mikrofon või pilt peal. Ma kogu aeg kontrollin, iga mingi 2 sekundi tagant ma kontrollin, ega see peale ole, ega see kogemata pole ka peale läinud, eks ole. See on kõige hullem tunne. Appi, kui sa jääb veel see peale. Mul on paar korda sõbral juhtunud niimoodi. Mul endal õnneks ei ole, aga mu sõpradel on paar korda juhtunud niimoodi, et on jääb mikrofon peale, nad ropendavad seal ja siis õpetaja kuuleb mingi, et kellelgi on vist mikrofon peal. Ja ma olen lihtsalt kõrval on mingi. See on piinlik, ma tean, see on piinlik. Eriti see, kui õpetaja ütleb, keegi ei taha sind tantsimas näha. I mean, õel õpetajat. Võib-olla äkki sõbrad tahtsid näha, õpetaja ei saanud rääkida teiste eest, eks ole. Võib-olla teised tahtsid näha tantsimas. Käisime emaga kodu ekstra shoppamas. Siis ma kondasin poes ringi üksi, läksin ühe suvalise naise juurde. Thought it was my mom. Ja olin nagu, miks sa koera toitu vaatad, meil ei ole ju koera. Jooksin bussi peale mõni aeg tagasi. Bussipeatusesse jõudes komistasin kivi otsa ja kukkusin pikali. Asfalt oli tolmune ja mu klassivend, kes seda nägi, küsis, mis sa otsid sealt maast? Ma loodan, et see oli nagu hea klassivend, et see on mingi siuke paha klassivend. Rääkisin veidi aega tagasi mingi kutiga, kelle kohta ma kuulsin läbi tuttavate. Olime mingi nädalakese rääkinud ja siis mul selle ajal üks sõbranna ütles mulle, et ma ütleks sellele kutile, et ta meeldib mulle. Ma ikka ajasin vastu, sest me pole isegi veel kohtunud ja tundus imelik. Peale seda, kui ta oli mulle seda peale surunud juba üle poole tunni, andsin ma alla ja kirjutasingi sellele kutile. Olin sellel hetkel ka lihtsalt mõjutatav ja peale surumine käis pindaga. Peale selle välja ütlemist oli ka tema reaktsioon sarnane, et me pole ju isegi veel näinud ja mul hakkas piinlik ja kahetsus oli väga suur. Nüüd me jälle suhtleme, aga ma tean, et need 3 sõna muutsid meie suhtlemistaset palju pinnapealsemaks. Siiani on piinlik, et lasin ennast nii mõjutada. Esiteks, sa tõesti ei saa lasta kellegil sind mõjutada niimoodi. Sa teed ise need otsused, sa teed ise. You are the queen of your life. See sõbra selline peale surumine on kõige hullem alati. Mis kõik, mida sõber nagu ütleb, et nagu jaa, see on hea idee. See alati ei pruugi olla hea idee. Mul on üks naaber, kes lehvitab, kui ma teda näen või tema mind näeb. Päeval, kui ma jalutasin muusikakoolis koju, kuna kõnniteed ei olnud, siis ma jalutasin mööda tee äärt. Äkki ma nägin oma naabri autot ja otsustasin talle lehvitada. Peale lehvitamist sain aru, et see ei olnud minu naaber, vaid hoopis keegi tundmatu inimene. Mul oli nii piinlik ja otsustasin enam mitte kunagi esimesena lehvitada. Mul on sama olnud. Ma olen lehvitanud ka võõrad, ma olen terega, mul on veel hullem, ma olen tere öelnud võõrastele inimestele. Nagu näiteks on mask peal, eks ole. Inimesed näevad nagu üsna sarnased välja, kui on mingi mask peal, eks ole. Ja kui ma poes näen mu tuttava sarnast inimest, ma üritan peitu minna, sest nagu see on piinlik, kui ma ei ole kindel, kas see on mu tuttav või ei ole. Samas, kas sa olid viisakas? Sa olid viisakas inimese vastu. Väga tore. Mul on ka üks naljakas lugu enda naabriga.
Soome ja eesti keelde teate on üsna sarnased keeled. Kui ma olin väljas jalutamas, siis mu naaber oli ka väljas jalutamas. Põrkasime kokku ja siis see oli just see koroona algus aasta tagasi. Mu naaber ütles, et no mida selles karantiinis võib üldse teha. Ja ma ütlesin talle, et no, sa võid vaikka riisua. Ma mõtlesin nagu eestikeelset sõna riisuda, et sa võid nagu lehti riisuda väljas. Aga riisuma sõna tähendab soome keeles nagu paljaks võtmist. Seega ma ütlesin talle, et ja sa võid nagu näiteks õues paljaks võtta. Ja ta nõustus seal, ja. Siis mingi 20 sekundit hiljem oli nagu sorry, mul läksid keeled sassi. Sa ei pea paljaks võtma, sa võid nagu haravoida, mitte riisuda, haravoida. Ja see oli veits piinlik, me naersime selle peale, sest eesti ja soome keel on nii sarnased. Seega nagu, see oli natuke piinlik. Kui mu crush mind suudles ja ma lihtsalt hoidsin huuli koos ega suutnud põhimõtteliselt sittagi öelda ega teha. Vähemalt see on crush suudleb siin. Ega kui see oli esimene suudlus, siis on hästi arusaadav, et sa ei oska midagi teha. Sa ei pea kuidagi oskama reageerida sellesse ja ma loodan, et teil on nagu crushiga head suhted, sest kui teil crush mingi väga piinlik. Ma ei usu, et teil nagu piinlik suhe on, kui juba suudles sind. Seega nagu kukkusin klubis sirge põranda peal näoli maha. Olen veel jooma hakkanudki. Love that! Olin õues oma sõpradega ja tegime võidu, et kes kiiremini koju jõuab. Ja ma jooksin võõrasse korterisse sisse, väga piinlik oli. Kuidas sa võõrasse korterisse jooksed? Ükskord istusin autos poeparklas ja palava ilma tõttu olid autoaknad lahti. Mu kõrval istus mu vend ja me rääkisime. Äkki astus poest välja väga ekstravagantseid riideid kandlev naine. Vend ilmselt unustas, et aken lahti oli ja ta hakkas naerma ja ütles kõva häälega, et selliseid riided võiks vanaema pool lindude irvutamiseks aiamaa juurde riputada. See olukord oli nii naljakas, et ma hakkasin ise kõva häälega naerma ja limonaad, mida parasjagu jõin, purskas mul suust ja ninast välja. Keerasin pea kähku auto aknast välja, et mitte auto kleepuva joogiga mustaks ajada. Samal hetkel aga läks see sama veidrate riietega naine aknast mööda ja sai suurema osa sellest tatist ja limonaadist enda riietele. Mu ema oli just auto juurde tulemas ja ma nägin, kuidas ma selle joogi naise peale sülitasin. Ta pakkus võõrale rätikut, aga naine oli nii vihane, et kiskus rätikut ema käest ära ja tormas minema. See kõlab täpselt nagu mingi filmitseen reaalselt. Samas nagu tore, et inimestel on erinevad stiilid ja see on veits piinlik nagu niimoodi mõnitada ise stiili. Aga ma tean, et olukord on mõnikord küll naljakas. Aga eriti kui sul on autoaken lahti, sa purskad selle limonaadi nende riiete peale, mida sa just nagu tagapand. Tunnen kaasa. Ütlesin õpetajale emme, kuigi olin 5. klass juba. Ma arvan, et väga paljudel on olnud just see, et on ütlenud õpetajale emme. Ma ei tea, mina ei ole mitte kunagi öelnud, aga väga paljudel on see olnud. Ma arvan, see ei ole piinlik, see on armas rohkem. Et mu sõbral oli sünna ja see sõber andis mulle enda aadressi, aga Eestis on 2 sama nimega küla ja ma sõitsin Otepää lähedale külla ja selgus, et see on vale kood ja ma jäin tund aega hiljaks. Okei, meil oli erapäev sama asi tegelikult, meil oli Miski pole igavese sarja võtted, siis Clarita, kes näitas seda Hannat. Me kutsusime ta võtetele, eks ole, teatud kellaaega, tule selleks kellaajaks kohale. Vend oli siis teise maja juures ja lasi ukse kella sinna meie naabermaja juurde. Nagu me lihtsalt oleme omas aias ja vaatame nagu, et see on ikka Clarita moodi, see kes seal on. Ja see oli Clarita, kes oli ukse kella vajutamas teise maja juures, see oli naljakas. 2. Mul oli koolis ammu vaja mingi luuletus esitada 1-3 klassidele, aga mul läks sõnad sassi ja hakkasin pabistama, see oli nii piinlik. Ma tean seda tunnet, kui ma olin mingi 8.-9. klassil, siis ma pidin raamatu esitluse tegema klassile ja see oli jube, sest me istusime nagu piiris ja siis ma hakkasin naerma, ma lihtsalt ei saanud naeru pidama ja siis ma kuulsingi kõrvalt naerab ja siis ma hakkasin ise naerma ja lihtsalt see raamatuesitlus läks täiesti peesse. See oli piinlik ja õpetaja ütles, et nii, Karl, sinuga tegeleme siis järgmine kord. Järgmine! Ja see oli piinlik. Mul oligi kunagi raskuseid lihtsalt toidenda naeru. Teine piinlik lugu juhtus suvel, kui kaubanduskeskused veel lahti olid. Ma läksin oma sõbraga H ja M-i ning tema läks riided proovima ja ma jäin veel poodi ringi vaatama. Üks hetk nägin ma inimest, kes oli väga sarnane mu sõbrale ja ma lõin talle täie jõuga laksu vastu tagumikku. Ta pööras ümber ja see polnud mu sõber. Mul oli väga piinlik. Sa lööd valele inimesele vastu tagumikku. Ma tegin poes enda arvates isale musi, aga tuli välja, et see oli võõras onu.
ma olin kinos ja ma tahtsin ühest mehest salaja pilti teha, sest tal oli naljakas soeng. Mul oli flash peal. Ma olen traumeeritud. Olin ükskord laevaga Soome sõites söömas ning läksin korraks vetsu. Tagasi tulles istusin lauda ning sõin edasi. Korraga oli minu kõrval üks mees, selgus, et olin vales lauas, sõin valet toitu. See võis küll maks piinlik olla. Mind saadeti tanklasse oma perele jääjooki ostma ja kui ma tanklast välja tulin, istusin ma kellegi võõra autosse ja andsin talle jääjoogi ja kui ma aru sain, mida ma tegin, võtsin kiiresti talt jääjoogi ära ja jooksin õigesse autosse. Mida see inimene huvitav mõtles, kes seal istus? Mõtle lihtsalt, sa istud rahulikult, mingi võõras inimene istus autosse annab jääjoogi sulle. Ma võin korraks rääkida enda piinlikutes lugudes ka. Oli siis 6. klass ja me käisime klassiga siis kinos. Meil oli asendusõpetaja, meie pärisõpetaja ei saanud tulla, ta oli haige ja sel päeval kuidagi kõht mul hästi palju keeras ja ma käisin kogu aeg vetsus enne kinno minekut ja mu kõht oli üldse keeras, küll see läheb üle, eks ole. Läksime siis kinno, vaatasime mingit filmi seal ja terve selle kino aja mu kõht lihtsalt nii metsikult keeras, et mul oli jube lihtsalt olla seal. Ja üks hetk tuli niimoodi ja ma vist tegin püksi. Ma ei saa midagi teha sellele, kui mu kõht lihtsalt keerab ja on kino, ma ei saa ju välja minna sealt, ma ei julge välja minna, eks ole, keset kino. Ja siis pärast kino ma lihtsalt märkasingi, et okei, mul on püksid märjad, mida ma teen, ma lihtsalt kõndisin nagu pulkreaalselt. Ja siis sõbrad olid nagu, Karl, kas sul on nagu kõik okei? Ma olin nagu, kõik on väga okei. Ja siis läksime bussi ja bussi tahtsin üksinda istuma, lihtsalt läksingi meelega ja eristasin teistest. Ja mu kõrvale tuli istuma see asendusõpetaja. Ma ütlesin, miks sa üksinda istud? Ma lihtsalt tahan üksinda olla hetkel. Siis ta rääkis minuga igast elust ja asjast ja lihtsalt ma istun seal püksiste kõrval, eks ole. Ma väga loodan nagu sõrmed ristis mingit haisu ei tule sealt. See oli nii piinlik. Hakkame siis kooli poole tagasi minema ja lihtsalt kõnningi niimoodi. Ja sõber on, et Karl, kas sul on sitt püksis või? Ma olen nagu, ole vait. Siis ta läheb teise sõprade juurde ka, vaata. Ja on mingi, et Karlil on kaka püksis. Ma olen nagu, ole vait. Ei ole. Siis ma lähen kohe koolis vetsu ja helistan emmele, et tuleks mulle järgi. Õnneks ta tuli järgi mulle, aga see oli nii piinlik. No ma ei saa midagi teha sellele, mu kõht lihtsalt läks segi. Ja siis teine piinlik, mis on ikka üsna piinlik lugu. Ma olin ka üsna väike siis, väike selline, kes ei teadnud asjadest väga midagi. Ja ma olin ühe sõbra perega söömas, nagu nende kodus. Aga sõbra pere on väga usklik ja nad hakkasid söögipalvet tegema. Ja väike Karl, kes ei on kunagi varem siis asja näinud, väike Karl hakkas naerma. Ja väike Karl, kes ei saanud kunagi naeru pidama, naeris lihtsalt selle peale. Ja mul on nii piinlik seda tagasi mõelda nüüd. Mõtle, inimesed palvetavad ja Karl naerab lihtsalt. See oli maks piinlik asi ja ma ei taha mäletada seda lihtsalt. See on nii piinlik. Sellised piinlikud lood olid siis seekord. Ma loodan, teile meeldis see video. Kui meeldis, valite ikka pöida püsti ja need, kes panevad dislike'i, saavad siis piinliku momendi osalisteks. Seega ei tasud seda nuppu vajutada, vaid ikka seda nuppu. Seega suur tänu veel kõigile, kes saatsid enda piinlikud lood mulle. Neid tuli kokku mingi 200 tükki ja ma ei saanud kõiki siin videos küll lugeda. Aga ikka austan väga kõiki, kes mulle kirjutasid. Seega suur aitäh. Aga näeme siis tuleviku videotes. Tšau!